Super. Te võite nüüd nõjatuda poolidele, kes on kodus diivanile. Võtke oma lemmik snäkk. Sulgege silmad. Ja need, kellel on lapsed tulemas, te olge nüüd tähelepanelikud ja kirjutage ülesse. Aadam, Set, Eenos, Keenan, Mahalael, Jered, Eenok, Metuusala, Leemek, Noa, Seem, Haam ja Jaafet. Jaafeti pojad olid Koomer, Maagog, Maadai, Jaavan, Tuubal, Meesek ja Tiiras. Ja Koomeri pojad olid Askenas, Difat ja Toogarama. Ja Jaavani pojad olid Elisa ja Tarsis, Kitid ja rodanlased. Haami pojad olid Kuus, Miitsraim, Puut ja Kaanan. Ja Kuusi pojad olid Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka. Ja Raema pojad olid Seba ja Teedan. See on esimene ajaraamat, esimene peatükk. Ja Kuusile sündis Nimrod, kes oli esimene vägev mees maa peal. Ja Miitsraimile sündisid luudid, ananlased, lehablased ja naftuhalased. Patruusalased ja kasluhalased, kellest vilistid on lähtunud, ja kaftoorlased. Ja Kaananile sündis Siidon, tema esmasündinu ja Heet, ja jebuuslased, emorlased, kirgaaslased, hiivlased, araklaased, siimlased, arablased, semaralased ja matalased. Seemi pojad olid Eelam, Assur, Arapaksad, Luud, Aaram, Uuds, Huul, Keter ja Mesek. Ja Rapsaktile sündis Seelach ja Seelachile sündis Eebner ja Eeberile sündis 2 poega. Ühe nimi oli Peelek, sest tema päevil jagunes maa ja tema venna nimi oli Joktan. Ja Joktanile sündis Alamoodad, Seelef, Hasarmavet, Jerah, Hadarom, Uusal, Tikla, Eebal, Abimael, Seba, Oofir, Havila ja Joobab. Need kõik olid Joktani pojad. See, Arpaksad, Seelah, Eeber, Peeleg, Reu, Seerug, Nahor, Terah, Abram, see on Abraham. Abrahami pojad olid Iisak ja Ismael. Need olid nende järeltulijad. Nebajot, Ismaeli esmasündinu, siis Keedar, Adbeel, Mipsam, Misma, Duuma, Massa, Hadad, Teema, Jetuur, Nafis ja Keedma. Need olid Iismaeli pojad. Ja Ketura, Abrahami liignaise pojad, keda tema sünnitas, olid Simram, Joksan, Meedan, Midjan, Jispak ja Suva. Ja Joksani pojad olid Seba ja Teedan. Ja Midjani pojad olid Efa, Efer, Hanok, Abida ja Elda. Need kõik olid Ketura järeltulijad. Edasi ei loe. See läheb veel mitu peatükki niimoodi. Miks ma seda lugesin? Esiteks on Piiblis kirjas. Aga meil sageli, kui me mõtleme, räägime Jumalast ja mõtleme Jumalast, siis me mõtleme iseendast, mina ja Jumal. Ja meil on mõnikord hästi lihtsustatud pilt sellest, et kõik, mida Jumal tahab ta anda mulle praegult, nüüd ja siin. Aga me mõnikord unustame ära ja eriti sellises evangeelses kristlikus vabakoguduses või vabakiriklikus liikumises. Mõnikord me unustame ära, et Jumal on tegelikult põlvkondade Jumal. Ja kui siin kõlas läbi, enamus nimed olid ju meile võõrad, on ju. Ja ma ei tea, kas keegi pani tähele, et siin näiteks oli mainitud Abrahami liignaine, kellest mitte kuskil mujal Piiblis ei loe. Terve nimed on võõrad ja kristlased armastavad Piibli nimesid oma lastele panna, siis oli väga põnevaid nimesid, mida lastele panna. Kuid kui Jumal teeb lepingu Abrahamiga, kelle nimi oli seal kõige tuttavam nimi, ja esimese Moosese raamatus 17. peatükis Jumal ütlebki Abrahamile, ma teen sind väga viljakaks ja lasen sind rahvaiks saada, kuningadki põlnevad sinust. Ma teen lepingu enese ja sinu vahel ja sinu soo vahel pärast sind, igaveseks lepinguks sugupõlvedele, et ma olen Jumalaks sinule ja su soole pärast sind. Ja ma annan sinule ja su soole pärast sind selle maa,
kus sa võõrana elad, kogu Kaanani maa igaveseks omandiks ja mina olen neile jumalaks. Ja Jumal ütles Abrahamile ja sina pead mu lepingut pidama sina ja sugu pärast sind põlvest põlve. Ehk siis me mõnikord, või õigemini, me ehitame oma elu, kõik me ehitame oma elu. Me oleme lapsed, mängime, käime koolis, kõik on tore ja siis tuleb see iseseisev elu. Mõned seda väga kardavad, mõned seda väga ootavad, siis me hakkame oma elu ehitama. Ja miks ma seda pealt räägin, on tegelikult see, et ma eile käisingi päriselt ühel oma, või ma olen otsustanud praegu, et sõbral on üks ehitus pooleli, tükk aega seda ehitanud ja ma otsustasin, et ma aitan teda nii palju, kui oskan. Kohe ääremärkusena mainin ära, et ma ei ole elukutseline ehitaja, kui te teate. Aga mida ma oskan teha, seda ma aitan teha. Kui ta ütleb, et me tahame siia panna mingi plaadi seina, siis ma mõõdan selle plaadi välja, saan selle plaadi õigesse mõõtu ja kruvi kinni. Oskan teha seda tööd. Ja meil oli siis arutelu selle üle eile kuidagi, et mis siis nagu on, et miks siis on, kui mingid asjad võtavad jube kaua aega. Ja siis mul tuli kuidagi südamesse, ma ütlesin, et kuule, aga võib-olla ongi see, et võib-olla sa ei ehita seda maja ise endale praegu üldse. Võib-olla sa ehitad seda maja enda lastelastele hoopis. Võib-olla sinu roll on praegu teha ära mingid sammud, et sinu lastelastel oleks koht, kuhu tulla. Ja see on see perspektiiv, mida me mõnikord ära unustame. Sest meil on see kujutelme, et Jumal tahab kõik asjad anda mulle. Aga mõnikord on see, et mingid põlvkonnad peavad tegema mingid asjad ära, et järgnevastel põlvkondadel oleks mõnevõrra kergem. Abrahamile, see on piibli üks kõige võimsamaid lugusid üldse. Kui me mõtleme kogu seda Abrahami lugu, mees, kes elab sellises polüteistlikus Mesopotaamia maailmas, keda Jumal kõnetab, ja ütleb, et mina olen Jumal. Ja muid jumalaid ei ole. See on täiesti mõtteviisi muutus ja siis ta ütlebki, nagu ma lugesin, et ma teen sind väga viljakaks ja lasen sind rahvaks saada, kuningadki põlvnevad sinust. Ja ma annan su soole pärast selle maa, kus sa võõrana elad, kogu Kaanani maa. Väga võimas tõotus. Ja nüüd Abraham reaalselt seda kõike ei näe. Kaanani maast see, mida ta näeb küll seda maad, selles mõttes seda maad näeb, aga ta ei näe, et see saaks tema omandiks, tema elu ajal. Tema ainukene asi, mis ta selle Kaanani maalt saab, et ta ostab ühe väikese kinnisvara lapi ja see on enda haua koha. See on kogu tema kinnisvara omandus. Ja nüüd uskumine, et Jumal annab tegelikult kogu maa kõik kunagi mu järeltulijatele. Kui Abraham oleks praegult kaasaegne moodsa aja lääne ühiskonna evangeelne kristjan ütleb, et Jumal, sa oled tõotanud selle maa, ma tahan selle kohe nüüd praegu kätte saada. Ja kui seda kätte ei saa, siis ma olen elu lõpuni kivestunud ja pettunud. Või see, et kõik, mis puudutab seda lastesaamis-teemat, millega oli hulk jama. Ta ei näe seda, et temast järeltulijad oleks meeletu inimmass, suur rahvas, nagu liiva mererannas või nagu tähti taevas, nii nagu Jumal oli talle tõotanud. Kuid see usk ja usaldus, või õigemini usk, mille kõige tähtsam komponent ongi tegelikult usaldus Jumala vastu. See kandis ta läbi, nii et see mõte, et see elu, mida mina praegult ehitan ja need raskused, millest mina praegult läbi lähen või millest sina praegult läbi lähed, ükstapuha, kes siin on meid väga palju siin saalis ei ole võib-olla mitte sellepärast, et sinul peab praegult kuidagi mugav hakkama või et minul peab praegu kuidagi väga mõnus olema. Aga võib-olla sellepärast, et sinu lastel oleks mingid asjad lihtsamad, mõnusamad ja mugavamad. On ju, selline, kui võtame Eesti ajaloo lihtsalt näitena, oli, kui Eesti Vabariik taas iseseisvus, siis oli omandireform toimus ja oli siis seaduse vastaselt võõrandatud varade tagastamine. Ehk siis need inimesed või need perekonnad, kes olid Nõukogude võimu tulekul ilma jäänud enda omandist,
kinnisvarast ja ka vallasvarast, siis Eesti Vabariigis toimus selline protsess, mida nimetati erastamiseks, kus inimestele püüti siis anda tagasi või kompenseerida need asjad, mis ära võeti. Näiteks meie perekond, lisaks sellele, et mu ema sai siis natukene maad, mis oli siis tema vanematelt Nõukogude võimuga ära võetud ja see maa jagati õdede ja venna vahel ära. Näiteks me saime ka endale hobuse, sest oli hobune ära võetud ja me saime hobuse. Meil ei olnud kunagi hobust olnud, aga meil oli hobune, kellel polnud mitte midagi teha, sest ta ei olnud harjunud mingit atra vedama, ta ei olnud harjunud, et tal sadu seljas oleks. Meil oli lihtsalt hobune, keda me siis toitsime, kellega ma paar korda püüdsin ka ratsutada ja kellega mul õnnestus ratsutada enda kodust sinna suunas, kus see hobune oli kogu aeg elanud. Sinna ta läks hea meelega, aga tagasi tulla ta enam ei olnud nõus, et ma ta seljas oleks, ma võin ta vedama. Aga selle protsessi tagajärg oli see, et korraga Eestis oli suur hulk inimesi, kes said omanikeks. Väga tore. Ja nüüd selle põlvkonna lapsed omakorda olid need, kes pidid hakkama võtma laene, et saada omanikuks. Mina olen, võib-olla osad teie olete ka. Ja mingi mõttes tundub see juba ebaõiglane. Mis mõttes? Aga see, et mina olen võtnud näiteks laenu, et osta omale enda perele soetada kinnisvara, on vajalik selleks, et minu laps ei peaks seda laenu enam võtma. Saate aru, mida ma mõtlen? Küsimus ei ole mitte kinnisvaras, aga küsimus on see, et me näeme ja usaldame, et Jumal on põlvkondade Jumal. See loetelu, mida ma lugesin, mida on siin väga palju. Ja mõnikord ma mäletan, kui ma piibli sain, ma hakkasin piiblit lugema. Mind õpetati, kuidas piiblit lugeda, kui olen kristlaseks saanud, et tuleb Uuest Testamendist alustada ja kui olin selle läbi lugenud, siis ma arvasin, et mulle meeldivad väga raamatud, et ma hakkan siis otsast peale lugema piiblit. Kõik oli põnev, kuni tulid ajaraamatud. Ja siis oli lihtsalt need lõputud nimekirjad. Ma püüdsin need nimekirju lugeda ja kogu aeg mõtlesin, mis nüüd juhtuma hakkab. Midagi peab juhtuma hakkama, tähendab, et sul on tegelaste loetelu ja nüüd hakkab juhtuma midagi. Kõikide tegelastega. Midagi juhtub. Mitte midagi juhtub. Aga see kõik on siin kirjas selleks, et näidata, et Jumal on põlvkondade Jumal. Et see usaldus Jumala vastu, et need nimed, kes siin kirjas on, nemad pidid läbi minema täiesti erinevatest võitlustest, täiesti erinevatest ajastustest. Osad elasid rahu ajal, osad elasid sõja ajal, osad olid sunnitud ringi rändama, osad olid väga harmoonilised peresuhted, osad ei suutnud oma perekondi hoida, osadel lapsed hakkasid mässama, osadel, ma ei tea, abikaasad rikkusid abielu, mis iganes. Aga see, et need nimekirjad on siin olemas, et nimed on siin kirjas, et kõik tähistavad inimesi, põlvkondi, kes on usaldanud Jumalat. Ja see on selline, ma olen just mõelnud seda, et mõnikord ma kuulen või mul on ka räägitud, et mingitest, keegi on mingis suures mures, mingis probleemis ja ma olen mõelnud, ma ei tea, kuidas seda lahendada. No ma tõesti ei tea, sest mul puuduvad pädevad oskused, teadmised ja mõnikord ise leian ennast jälle olukordades, kus ma mõtlen, ma ei oska seda lahendada, ma ei tea. Ja see, kui mul korraga sain aru, et tegelikult see, et mina elu jooksul ma ei peagi kõik asjad saama ära lahendatud. Ühel hetkel, kui ma siit ilmast lahkun, ma ei pea ütlema, et kõik asjad mu elus on ära lahendatud. Aga see, et ma usaldan Jumalat ja et on mingid asjad, mida mina teen sellepärast, et minust järgnevad põlvkonnad, kui Jumal armu annab, saaksid toimetada. Et see on just kui see sadamast minek on ju, et võib-olla see esialgu, see kurss, sa tead, et ma pean minema sinna suunas ja see väike kraadi muutus seal sadamas, mis ei mängi väga suurt rolli, siis kui on mingi aeg liigutud, siis tegelikult see kurss juba on väga oluliselt teine. Ja kui me mõtleme ka iseendi peale, see, et mina täna siin olen sellise inimesena, on tegelikult selle tagajärg, et minu esivanemad tegid mingid otsuseid. See on üks põhjus, miks mul meeldib käia surnuaias. Mul ei meeldi käia surnuaias, ma ei ole
selle surnuaia pidamise fanatt. See on ka, ma saan sellest ka täiesti aru, et on inimesi või suur hulk inimeste jaoks ongi see hästi oluline, et surnuaiad peavad olema hästi, hauaplastik peavad olema väga ilusasti hooldatud, ilusad need kiviääred, hauakivid, kirjad, see kõik peab olema. Aga mulle meeldib surnuaias käia ja ma olen ka oma abikaasa ja ma olen oma poega võtnud surnuaeda sellega kaasa just sellepärast, just eelkõige enda poja pärast, et ta teaks, et see, et tema siin on sellepärast, et oli tal vanaema, vanaisad, vana-vanaemad, vana-vanaisad, kes tegid mingeid otsuseid, kes läksid läbi mingitest asjadest, kes võib-olla riskisid millegagi, kes loobusid millestki, et tema võiks olemas olla. Et minuga ei alga ja ei lõppe maailm. Mõnikord evangeelses kristluses eriti meil on see, et me arvame, et maailmas on kaks tähtsat sündmust, Jeesuse sünd ja minu sünd. Ja aeg-ajalt tundub, et see minu sünnipäev on suurem pidupäev kui Jeesuse sünnipäev isegi. Aga see on väga, niimoodi võib mõelda väike laps. Ja usust väike laps võib ka niimoodi mõelda, aga kui sa oled usust täiskasvanuks saanud, siis saad aru, et minuga ei alga ja ei lõppe maailm. Minu maailm jah, algab ja lõpeb, aga minuga ei alga ja lõppe maailm. Mina ei ole maailma sündmiste unikaalne ristumispaik. Kuigi ma võin mingites isiklikes momentides seda niimoodi tajuda. Jumal on põlvkondade Jumal. Jumal kõnetab meie lapsi viisil, kuidas me isegi ei suuda uskuda, kuidas Jumal saab nad kätte. Ja mõnikord ka kristlastena arvame, et meie tegemistest sõltub absoluutselt see, kas meie lapsed on kristlased või mitte. Absoluutselt see ei sõltu kõik alati. Me saame luua mingi teel tingimusi, aga me ei saa luua lapses inimeses olevaid otsuseid. Nagu ka kodudes. Et me võime luua selle pildi, et kui me kodus on kõik täpselt kataloogist võetud, siis on meie kodu harmooniline ilus kodu. Ja see tegelikult ei pruugi tähendada veel mitte midagi. Inimesi, te teate, töötan korstapühkina ja olen käinud igasugustes kodudes, näinud igasuguses puhtuse ja segadusastmes kodusid ja olen aru saanud, et üldiselt inimesed saavad igal pool hakkama ja elatud. Ja ei ole sellist ühte kodukeskkonda, mis ütleks, et siit tulevad kõige paremad inimesed ja kõige tugevamad kristlased. Et sellist asja ei ole olemas. Need võitlused, millest Abraham pidi läbi minema, erinesid sellest, millest pidi läbi minema näiteks Iismael ja Iisak. Ja need otsused, mida pidi Iisak tegema, siis Eesar ja Jakob olid täitsa teistes olukordades, tema pojad. Ja Jaakobi pojad, 12 poega, teevad täiesti teistsuguseid asju. Igal põlvkonnal on oma lugu, oma võitlus Jumalaga, oma teekond Jumalaga. See võiks meid ka julgustada, et ma ei pea kartma seda, kui ma ei saa kõik asjad kätte praegu, kõik asjad ei juhtu minuga. Ja kui Jumal on ka sinu elulu midagi rääkinud ja sa ei näe seda praegu, siis see ei tähenda, et Jumala tõotus ei kehti sellele. See tõotus võib ulatuda sinust kaugemale. Sinu lasteni, sinu lapselapsetele. Ja see võib ka vaimulikus mõttes, ma ei mõtle bioloogilises mõttes, ka usulises mõttes, et meil on mõnikord ka öelda vaimulikud lapsed või inimesed, kes on tulnud usule sinu kaudu, siis Jumal võib-olla mingid asjad on öelnud sulle, aga tegelikult see õnnistus läheb hoopis sellele järgmisele inimesele. Aga Jumal on sind sellest kasutanud. Nii et olgu meil siis usku, nagu oli Abrahamil, kes usaldas Jumalat isegi siis, kui ta ei näinud. Kui te loete Heebra kirja 11. peatükis, ma siin lõpetuseks
võtan siit kohe lahti. Väga tore on paberist piiblit näpu vahel hoida ja lehitseda. See tunne on ikkagi võimas. Päris asi. Siis usus oli Abraham kuulekas, kui teda kutsuti minema paika, mille ta pidi saama pärandiks ja ta läks välja teadmata, kuhu ta läheb. Lihtsalt teadis. Kaanani maa saab, aga ta tegelikult ei teadnud, kas ja kuidas. Usus asus ta elama tõotatud maale otse kui võõrsile, elades telkides koos Iisaki ja Jaakobiga, kes olid selle sama tõotuse kaaspärijad. Ta ei ehitanud endale maja, ta elas telkis. Ta teadis, et Jumal on tõotanud selle maa, aga ta elas telgis selline rändujana, ajutisena. Sest ta ootas kindlale alusele rajatud linna, mille meister ehitaja on Jumal. Ta ei hakanud rajama ja ehitama sinna ise linna, enne kui Jumal ei hakanud seda asja ise rajama, ehitama. Ja me näeme, et selle linna rajaja või selle aluse riigi mõttes, et sinnaks läheb palju inimpõlvi mööda, kui kuningas Taavet, kelle eluajal lõpuks toimub selle maa lõplik vallutamine. See on mitusada aastat läheb mööda. Kui 500 aastat läheb mööda. Abrahami ja Taavet ja. Usus sai isegi Saara väe suguvõsa rajamiseks ja seda eakusest hoolimata. Seepärast ka sündis sellest ühest ainsast pealegi mehe jõu kaotanud mehest hulga poolest nii palju järglasi, nagu tähti taevas, nagu liiva mere rannal, mida ei saa ära lugeda. Need kõik surid uskudes saamata kätte tõotuse, vaid nähes ja tervitades neid kaugelt. Ja nad tunnistasid end, olevat võõred ja majalised maa peal, kuid kes selliselt kõnelevad, annavad mõista, et nad otsivad kodumaad. Nii et see mõte, et me võiks olla sarnased, et usaldada Jumalat, isegi kui mina ei saa kõik asjad kätte, mida Jumal on rääkinud, aga ma näen neid juba kaugelt, et asjad Jumal võib anda järgnevatele põlvkondadele ja see ongi ka väga okei. Me ei pea olema siis jalga trampivad lapsed, kes ütlevad, et ma tahan kohe saada. Eile läksin Tallinnasse, lõpetan ära, kutsuti ühte korstent pühkima õhtul ja siis oli lapsed ja siis peremaa mõtles, et teeb mingist toredat, mitte isegi nalja, aga niisugust, et lapsed jõuluvana tuleb, sest kui korstnavana riietust vaadata ja see punaseks värvida, siis on see jõuluvana riietus. Kuldsed nööbid, suur pannal ja käib korstendest, nagu Anglo-Ameerikas. Ja siis, kui see väike poiss, minu sugulane, üks nendest perepoegadest nägi, et tuli mina mustad riietusest, oli väga solvunud. Mis mõttes, et teistel oli väga palju elevust. Et mõnikord me võime olla nagu väiksed lapsed trampida, ütleda, et ma tahan kõik asjad kätte saada siin ja praegu. Aga isegi Abraham ei saanud kõik asju kätte. Abraham elas elu lõpuni telkides. Ta on usu esiisa, patriarh, ta oleks võinud elada palees. Aga ta elas telgis, elu lõpuni. Ma ei tea, kas sina oled telgis praegu sellises ajutises kohas, kus sa ei tea veel, kuhu asi läheb oma elukorralduse, kinnisvaraga, suhetega, rahadega või oled sa juba kindlal alusele rajatud. Ma ei tea, kus keegi meist on, ma ei oska seda öelda, pole minu asi ka seda öelda. Aga et me usaldame, et Jumal on mind, kui ta mind siiani kandnud, siis miks ta ei peaks edasi kandma. Amen.